Kvaliteetse töö tegemisel võiks eeskujuks tuua EOK projekti kohaliku omavalitsustega koos, kus 4 maakonda, 4 maakonnas luuakse maakonnakesed noorte saavutuspordikeskused. Härra president juba rääkis sellest, et ma ei hakka nagu sellest ümber jutustama. Aga minu nägemus on selline, et need treenerid, kes saavad selle töölepingu, ei ole sinna laulatatud. Need treenerid peavad tootma tulemust, kas või 1 olümpiatsükli ulatuses. Ehk siis kogu aeg peab olema areng ka treeneril endal. Kui ei ole, leping lõpetatakse, tuleb teine. Et midagi teha ei ole, kui me tahame ikkagi spordiriigina olla tiitlivõistlustel, pedestaalidel, ja ma arvan, et see nõue on olemas, sest iga ennast lugupeetav riik väärtustab sporti ja ka tippsporti. Et need saavutusspordikeskused maakondades saavad olema ilmselt ühed tõsisemad noorsportlaste taimelavad, kes annaksid oma, ütleme, toodangu üle Audentesele. Audentes kui selline on olnud läbi aegade Eesti spordi tuleviku tootja, kuid praegu võib-olla tuleks teda natuke reorganiseerida. Toomas Savi pakkus välja juba Otepää filiaali laiendamist vastupidavusalade suhtes. Tere tulnud nähe. Eriti ma väärtustaks võib-olla seda Audentest sportmängude poole pealt, sest laste mass, kes on hõlmatud, ütleme, ühe meeskonnaga, on väga suur. Nad peaksid harjutama juba selles mõttes koos, et see on meeskondlik ala, see on kollektiivne ala, kus nad õpiksid harjuma kollektiivis töötama. Individuaalala mees võib-olla, tal ei ole nii suurt tähtsust selle praeguse Audentese süsteemi, ta võib ka seda teha kohalikes maakondlikes saavutusspordikeskustes, aga sportmängude osas ma näen küll Audentese rolli, aga me peaksime vaatama üle need kriteeriumid ja ka treenerite palgad, kes on treener-pedagoogid praegu Audenteses. Nad ei ole võrdsed palgasüsteemiga nende õpetajatega, kes annavad Audenteses keemiat, füüsikat, nende palgad on tunduvalt madalamad. See vahe on. Ja see võtab ka motiivi maha nendele inimesed, kes on pühendunud nende laste õpetamisel just spordi osas. Et see on mõtlemise koht. Kuulates, vaadates eila spordifoorumit, tekkis ka küsimus, et kas me peaksime tootma medaleid, olümpiavõitjaid. Ma tootmiseks seda ei nimetaks, aga kui me oleme läinud sellist teed, kus me väärtustame tippsporti kui riigi imidži ja ütleme reklaamse üht osa, siis järelikult see on väga tähtis, et ka meil oleks tulevikus pedestaalid Eesti lipuga lehvitavad sportlased. Ma tean ikkagi kõige tähtsam, et treener-õpetaja kõige kõrgem eesmärk on ikkagi selle olümpiavõitja kasvatamine, kas ta saavutab selle tiitli või saavuta. Latt peab olema kõrgel ja mõtlema peab suurelt. Rääkida minna nüüd selle suurelt mõtlemisele tagasi, siis ma olen armastanud tuua sellist näidet Islandi käsipall. Meil on räägitud, et mitte kunagi sportmängud sellise suurusega riigis nagu meie ei tõuse kuhugi. Aga Island, Hiinas toimunud olümpiamängudel hõbemedal, pärast seda Euroopa meister. Loomulikult on sellisel väikesel riigil väga raske tagada pidevalt taset, aga sellised, kui me mõtleme õieti ja töötame väga professionaalselt, siis tulevad ka tulemused. Nii et Audentest tuleks natuke kõpitseda ja ma usun, et ta hakkab tootma meile seda, mida me vajame. Aga lapsed ei pea tingimata tulema Tallinnasse. Just see maakondlikud saavutusspordikeskused on üks koht, kuhu saaks koondada maakondadest talente.
Jaak, ma vaatan kella, kuidas läheb? Aga ma ei sooviks ka olla ja saaks ka natuke erand olla, sest mõned mehed on ka ületanud aega, et ma olen selline tagasihoidlik treener ja paluksin aega juurde. Aga mitte palju. Ja ütleme, Audentese kohta rääkida, mis on nagu probleemiks siis, et võib-olla esimene aasta ja teine aasta, kui me võtame maalt lapsi, siis läheb 2 aastat läheb adopteerimiseks aega. Et need koormused, millega töötab Audentes, nad ei ole harjunud nendega tööd tegema, et me kaotame, nagu öeldakse, ajas, me kaotab kas noor sportlane kaotab ajas. Järelikult see maakondade saavutuspordikeskused on väärtuslikud. Ma tahaks rääkida veel kõrgharidusest ehk akadeemilisest haridusest. Ma ei hakka nendest numbritest rääkima, palju on 3. kategooria, palju on 4., 5. Aga tahaks öelda seda, et need noored treenerid, kes võib-olla kelle ei ole akadeemilist haridust, kes nagu öeldakse oma vigadest õpivad, endised sportlased, kes arvavad, et nii, kuidas nemad tegid, on õige, siis ma arvan, et see ei ole õige, kuna ise ma pidin pidevalt endast targematelt ja haritumatelt treeneritelt juurde õppima, raamatuid lugema ja sellele õpitud rakendama elus oma sportlaste peal. Ma kasutasin veel staffi, kes olid minust targemad oma erialadelt, ehk siis üldise treenerid, arstid, kõik olid minul, nagu öeldakse, kasutuses. Ise loomulikult ma õppisin nende pealt. Nii et siin on see moment, et see akadeemiline haridus, kõrgharidus treenerina on väga tähtis. Siin tähendab, on väga tähtis osa haridusministeeriumil, olümpiakomiteel, alaliitudel, kes peaksid nagu ikkagi survestama seda kõrghariduse vajadust. Loomulikult on meil ka, tuleb selgeks teha, et palju, mis haridusega treeneri me vajame, et mis otstarbega. Võib-olla ise me ei suuda toota neid, ei ole ka otstarbekas toota, et saata nad siis välja stažeerima või omandama seda spetsiaalharidust väljas. Ka see ei ole välistatud. Ja kõige lõpuks sellest asjast, mis on nii palju räägitud, mis ma ei tahaks rääkida, on see sama treener-pedagoogi palk. Et miks pärast see noor inimene peaks minema treeneriks, pedagoogiks? Ta võib ju pärast kõrghariduse omandamist minna hoopis teiselt poole ja paljud lähevadki. Et midagi teha ei ole, raha on motivatsioon ja inimene teeb siis ja treener tunneb siis ennast väärtuslikuna, kui ka teda väärtustatakse vastavalt ühiskonna poolt. Et ma usun, et see palgaküsimus on väga tähtis. Aga üks mõte veel, et kas me ikka oleme teinud kõik ühiskonnas selleks, et treener-pedagoog ei oleks allapoole õpetajate astet. Me oleme viimased ühiskonnas. Kahjuks on see nii. Et järelikult me ei ole piisavalt ühiskond, ei ole meid väärtustatud ja me ise ei ole piisavalt ennast nagu teadvustanud, et me oleme väga väärtuslik inimeste rühm, kes töötavad lastega 24/7. Et pidevalt 7 päeva nädalas. Rohkem kui keaskusõpetaja, rohkem kui lapsevanemad. Nii et mõelgem selle peale. Aitäh!